Head inimesed, täna 66 aastat tagasi oli Eesti rahva jaoks üks väga must päev, kus enam kui 20 000 inimeselt ei võetud mitte ainult vabadust, kodu, pered ja vara, vaid võeti ka inimväärikus, sest nad topiti loomavagunitesse ja saadeti oma kodumaast väga pikaks ajaks väga kaugele. Ja väga paljud neist inimestest kaotasid hiljem veel ka oma kõige suurema vara, oma elu ja oma tuleviku. Aga mul on väga hea meel, et Järvamaa inimesed ei ole unustanud seda päeva, teisi riigile, rahvale olulisi päevi, olgu nad siis rõõmsa või kurva alatooniga. Ja mul on hea meel näha, et täna on siia nii palju inimesi kogunenud, avaldamaks oma austust ja mälestamaks kõiki neid, keda võõrvõimud on represseerinud. Ja maavanemana asetan selle küünla ja lillekorvi mälestamaks kõiki neid, keda võõrvõimud on represseerinud või kes Eesti eest on andnud kõik. Väga austatud kohal viibijad. Nii nagu maavanem ütles, on vajalik, et me mäletaksime neid halbu ja häid asju, mis meie rahvaga ja meie ajaloos on juhtunud. Ja kui ma lugesin palju erinevaid mälestusi, erinevaid artikleid, mida on märtsi küüditamisest kirjutatud, siis üks asi jäi mind painama ja see on siis see, mida ütles üks õpetaja oma õpilastele, kuidas ta sellest teemast räägib. Ta püüab seda neile teha arusaadavaks ja mõistetavaks ja selliseks, et see jääks neile ja võib-olla nende lastele kunagi meelde. Läbi selle, et ta püüab neid panna mõistma nende inimeste tundeid ja nende inimeste traagikat, keda sealt oma kodudest ära rebiti ja ära viidi. Ja oli palju inimesi, kes arvasid, et võib-olla ei peagi sellest rääkima, võib-olla ei tahagi sellest rääkida. Ja siin on täna mitmeid, keda meid puudutab see teema isiklikult. See on igaühe enda ja oma südame ja tundmise asi, kui palju me sellest jaksame rääkida ja kui palju me sellest tahame rääkida. Aga nii nagu ütles ka see õpetaja, et me võime andestada, aga me ei tohi mitte kunagi unustada. Ja kui teiegi siin räägite oma peredes, oma lastele, oma lastelastele, siis küllap te leiate selle õige viisi rääkida nii, et nad mõistaksid, et see on kuri, see on halb, ja see on õel, mida tehti tegelikult selle küüditamisega. Ja et see kurb ja kurjus, et see tõepoolest ei ole nii, et see on kadunud. Noor inimene küsib, et miks te sellisel puhul ei kutsu politseid või midagi sellist. Nad ei mõista enam seda, milline oli tookord see olukord ja riigikord. Ja seepärast ma usun, et need, kes teavad ja mäletavad, peavad seda teistele kõigile edasi andma. Kõigi nende peale mõeldes, kes oma elust nii või naa, oma harjumuspärasest elust või oma elupäevadest pidid ilma jääma, asetan Türi valla nimel siia selle korvi. Lugupeetud kokkutulijad. Täna 66 aastat tagasi lahutati oma kodunt üle 20 000 inimese. See oli peaasjalikult maarahvas, maaga seotud talupoegade perekonnad. Neid nimetati nii kulakuteks kui ka natsionalistideks. Aga vahet pole, nad kõik olid maal. Neil oli kodud. Nende kodu on veidi teistsugune, kui mõnem keeles räägime maja või tomm. Maal kodu oli mitte tare, vaid see oli vanaisa poolt istutud pärn või tamm.
see oli viljaait või lihaait, kus oli võib-olla käsikivi, kus jahvatati linnaseid. See oli ka laut, kus olid mõned lehmad, hobused, ühel 2, teisel 3, kolmandal ehk veel rohkem. Võib-olla see oli ka metsaheinaküün kuskil metsaheinamaal. Ja kui väga luuleliseks minna, siis võib-olla olid need ka toomiga lõhnad, akaatsia põõsad ja jorred, mis istuti maja ette. See oli järjepidev, see oli põlvkondade järjepidevus, kus vanaisa ja võib-olla vanaisa juba rajasid selle talu. See järjepidevus nüüd lõhuti. See oli ka kodu, kus arutati oma tööasju, kus peremees ja perenaine arutasid, millal vilja külvata, millal lõigata, millal sõnikut vedada, millal siga tappa, aga ka seda, mis hinna eest müüa, kuhu müüa ja mida rahaga teha, kas osta midagi uut, koolita lapsi. See oli kõik iseseisev mõtlemine. Ja on selge see, et niisugune talupoeglik, iseseisev mõtlemine, kes on karastanud mitte võitluses loodusega, vaid loodusega käsikäes elamisega, kes teab, et loodused saa võtta, vaid loodusega tuleb elada kooskõlas. Selline inimene Nõukogude vaimuga ei sobinud. Neid nimetati tagurlaseks. Nad ei kõlvanud nende uude kommunismi ehitajate maailma. Sellest saadi aru juba Nõukogude Venemaal 30 aastatel. Ainuke otsus oli see, et see klass, see talupoegade klass, see vabalt mõtete klass tuleb hävitada, likvideerida, kas füüsiliselt või moraalselt. Seal tehti neist päris holjad, neil isegi passi polnud välja antud. Ja loomulik oli see, kui Nõukogude võim uuesti Eestimaal hakkas kehtima, siis esimene asi oli see Eestimaa ja teised Balti riigid, samuti Moldaavia, tasalülitada sellesse kollektiivse põllumajandussüsteemi, kus antakse nii palju, mis üle jääb. Võetakse ära riigile, mis vajalik on ja ise võid elada selle piskuga, mis sulle antakse. Küüitamisest, kui see ajaloolist tagasi vaata, on meil küllaltki palju andmeid. Selge see, et see tehti Moskvast tulnud käskude järgi. Moskva andis suurusjärgu, kuid ei maksa unustada seda, et valikuid tehti ikka koha peal. Seda tehti meil Järvamaal näiteks. Järvamaa täitekomiteeks kinnitas nimekirjad. Nimekirja kirjutati ümber mitu korda. Nimekirjasse kanti tänast andmete järgi üle 30 000 inimese. Aga nagu me teame, küüitajad oli 20 000. Eks neid siis sorteeriti ja vaadati ja lõpus otsusti, kes siis väärivad ära saatmist. Järvamaalt praeguste nimekirjade järgi küüitati üle 1300 inimese. Eestist, nagu ma ütlesin, kokku üle 20 000. Kõige vanem neist oli 98 aastat vana. Kõige nooremad neist olid sündinud 1949 aastal, kas enne või pärast küüitamist, neid oli 115. Nii et sellest kommenteerimist pikalt ei ole vajalik. Me teame kõik, kuidas küüitajate asi edasi sündis. Meil on palju siin neid veel, kes on järel jäänud, kes olid tollal veel noored, aga need perekonnapead, need pereemad, need on ammu surnud
ja need ei saa enam oma üleelamistest rääkida. Küll me kujutame väga hästi ette, mida nad üle elada võisid. Täna on meil Eesti Vabariik. Täna me vaatame tagasi selle pilguga ja mõtleme, kas see ikka oli tõsi, kuidas see võis juhtuda. Aga ta juhtus niimoodi. Ja me tahaksime loota, et seda tulevikus enam ei juhtu. Väga paljud ja enamik tuli tagasi oma kodumaale. See ei saa võimalikuks selleks, et režiim veidi muutus, Stalin suri, asjad läks vabamaks. Kuid ega see kodutulek ka väga kerge ei olnud. Nagu me teame, paljudel polnud kuhugi minna. Mõnda kohta võeti vastu hea meelega. Aga teise kohta, nagu andmed praegu olemas on, kohe kirjutati, ärge te meid neile saatke. Kuid ajapikku läks asi enam prööbastesse, igaüks sai kuidagi jalga alla, jalad omale alla majanduslikus mõttes. Ja kui siis võisid paljud tunda surutuna, siis täna Eesti Vabariigis võib öelda, et häbeneda ei ole küll kellelegi midagi. Sest need, keda viidi, need perekonnapead, need taluperemehed, kelle tütrid ja pojad on järel, nemad olid edasi jõud, nad olid jõukad, nad püüdsid oma perele anda, mida saada, mida võimalik teha on ja nende üle võib uhke olla. Samuti võivad olla uhked oma isade ja vendade üle meetuda nimelt natsionalistest, sest need mehed ajasid Eesti asja ja võitlesid Eesti eest. Täna on suur osa, või kui õigemini küll väga paljud on küütatud alles elus. Järvamaal me ei tea, palju täpselt on, kuid 1949 küütismärgi said 33 inimest, tulid järele. Võib-olla on neid rohkem, me ei tea seda täpselt, aga arv võib olla niisugune ja suhtarv võib olla Eestis ka samasugune. Me teame, et küütamisel tagajärjel kodumaast eemal suri üle 2800 inimese. Nemad enam kodumaad ei näinud. Nende viimaseks puhkepaigaks on jäänud praegu juba nimetud kalmud kuskil asumuspaikades. Memento Järvamäe ühenduse nimel oleme asetanud siin küünlad nii asumisel surnute kui ka hiljem 49 küüditud mälestuseks. Ühtlasi ka kõikidel nende mälestuseks, kes oma elu Eestist on andnud. Mälestame neid. Head siinviibijad, Kaitseliidu Järvamaleva poolt asetan lillekorvi küüditamise ohvrite mälestuseks. Lugupeetud kohalolijad. Täna on kiriklik tähtpäev, Paastu-Maarja päev, mil siis Neitsi-Maarjale kuulutati Jumala poja sündi. 66 aastat tagasi oli samuti see päev, aga võõras võim võttis
üle 20 000 eestlase, 7500 peret. Minu andmetel kõige noorem oli 3 päeva vanune laps ja viis ära võõrale maale. Me mõtleme täna nendele, läheme 66 aastat tagasi, mõtleme nendele kõigile, kes viidi ilmsüüta, sest mis süüd saab olla ühel väiksel lapsel või 9-8-aastasel ja vanainimesel. Viidi ilma valikuta, mõned ka pääsesid, aga üle 20 000 siiski läks võõrale maale. Nende saatus kujunes ju mitmesuguseks ja paljud ka tulid tagasi. Aga me mälestame neid ja mälestame sellepärast juba, et see ei korduks. Me teame, et kurjus ei ole kuskile kadunud maailmast. Et siin samas lähedal seesama, kes meie rahva kallal genotsiidi on tarvitanud, ähvardab ikka veel ja relvastub ja valmistub kallale tungiks. Sellepärast peame mõtlema neile, mälestama neid ja olema valvel, et ka see ei korduks. Me võiksime rahulikult oma elu elada, oma lapsi kasvatada ja oma kodumaad armastada ja austada. Ja mõeldes neile kõigile, kes kannatasid ja keda viidi siit võõrale maale, me jääme valvesse. Taevad isa. Tänasel mälestusel leinapäeval kanname su ette palves need paljud ohvrid, kes küüditamiskäikudel hukkusid. Ja täname sind, et sa neid toetasid ning kinnitasid neid kannatustes. Eelkõige aga palume kanna hoolt meie kõigi eest siin, kes me kokku tuleme, oma lahkunud mälestame. Haara meid kõiki oma jumalikku embusse sinu pere lastena, et võiksime kasvada sinu vaimu osaduses ning jääda väärtuslikuks ja ustavaks oma rahvale. Sellepärast õnnista meid ja meie kodumaad ka tänasel tunnil ja vii meid kannatust läbi helgele tulevikule ja ajalikus elus, kui kord igaviku vallas. Palume seda sinu poja, meie issand Jeesus Kristuse õpetatud sõnadega, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Lase oma pale paista meie peal, ole meile armuline. Tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Kui ei ole rohkem sõnasoovijaid, siis ma tänan kõiki mälestused, kes osa võtsid rahulikku koduteed.